See lõikab lahti igasuguse söödakala. Peaaegu võiks neid lihtsalt ülikõvadeks nimetada. See näeb tegelikult uskumatu välja. Vaata seda asja. See on koletisvähk. Oh jumal. Poisid, me just maandusime sellele hullule saarele ja järgmised 3 päeva püüame ise oma toitu. Me reisime 3 erinevale saare maastikule, et leida kiskjad, kes neid alasid valitsevad. Te teate, paljud neist loomadest on ilmselt vihased ja üritavad mind rünnata, aga nad on maitsvad. Mees, mul pole aimugi, millega me kokku puutume, aga ma olen tänaseks valmis. Meil on selja taga rannikurifid, me läheme sügavasse sinisesse ookeani ja lõpetame kõige hullumeelsemas kohas üldse. Selle jaoks peate kindlasti edasi vaatama, praegu suundume põõsastesse. Võtame seljakoti maha ja hakkame uurima, mida leiame, et saaksime end puhastada ja jahtida mõnda pöörast looma. See tundub tõesti hea koht, kuhu laagrisse jääda, eks. Paneme kõik asjad siia maha esimese päeva jaoks. Mehed, me hakkame kasutama seda kurikaela, see on suur vana kahur, me ujume otse rannikult minema. Mul pole aimugi, millega me rannikuriffidel kokku puutume, aga meil on vaja päris korralikku relva, et nendega hakkama saada. Meil on meie tunnuslik kiire elustamine, me võtame selle ainult siis, kui oleme täiesti põhjas. See on tugev kütus, mis loodetavasti annab meile teise hoo pöidlad pihus. Me võime kohata päris hullumeelseid asju, mees, aga ausalt öeldes pole mul aimugi, mida me leiame. Ma lihtsalt loodan, et me ei jää nälga. On aeg seljakott selga panna, hakata seda randa avastama ja vaadata, mida me leiame. Et see loodetavasti võimaldaks meil püüda mõningaid kõige hullumeelsemaid loomi pöörastes maastikes. Lähme, seda ei saa kasutada. Vaata seda, meil on vanad pudelid, mõned vanad kookospähklid, kõik vanad asjad, pudelid, vana kookospähkel. Mis see šampoonitükk on? Kui seal oleks midagi sees olnud, oleksime selle ilmselt saanud kasutada. See on väga hea meie maski udu eemaldamiseks. Siin rannikul peab olema midagi, mida me saame kasutada. Meil on siin midagi. Vaata seda, vaata seda, vaata seda. Oh, see on äge, mees. Ma just leidsin selle suure vana laua. Sa pead mind usaldama, aga me saame seda hiljem kasutada. Kui me püüame mõne looma, ma olen praegu liiga enesekindel, paneme selle siia. Meil on terve hunnik köit, mis on randa uhutud. Mis see on vana kalavõrk? Olgu, vaata seda meest. Vaata, kui hull see rannik on. See on pöörane. Ma ei leia sellelt saarelt eriti midagi, ma arvan nii. Me läheme tagasi laagrisse, varustame end ja valmistume selle väljakutse esimeseks jahiks. Nüüd, järgmiste päevade eesmärk on püüda mõned kõige hullumeelsemad loomad. Ma tahan teile näidata, mis teeb neist selle piirkonna tippkiskja. Mõnikord on selleks nende hambad, mõnikord keha, mõnikord kaitsev välimine kate. Aga ma loodan teile anda mõned üksikasjad selle kohta, mis teeb need loomad ülimalt domineerivaks. Aga te teate, et mina olen järgmiste päevade jooksul kiskja, et loodetavasti näha, kas ma suudan mingit toitu kätte saada. Paneme loodetavasti kalipso selga. Nendel loomadel on hullud hambad või kehasoomus või ma ei tea, võib-olla on neil hea haistmine või midagi sellist. Midagi nende juures teeb neist kiskja, mis tähendab, et nad jahivad teisi väikseid kalu või krabisid või muud sellist. Mul pole aimugi, millega me kokku puutume, aga meil on suur vana kahur, nii et loodetavasti saame nendele asjadele mõned augud sisse lasta. Lähme, oh mu hea, kui loomad on sama ilusad kui maastik, kuhu me läheme, siis lähme. Oh mu hea kutid, see oli seal väljas hullumeelne, te nägite ise, kui me sukeldusime läbi ühe neist koobastest. Ma murdsin tegelikult oma uime ära, ma ei tea, kas te näete, aga vaadake seda, see asi paindub liiga palju. Me ei ole praegu heas olukorras.
Me peame selle välja vahetama ja tagasi vette minema, et selle katkise uimega lõpuni ujuda. See on nii lahe. Peaaegu oleks loode kõik minema uhunud. Olgu, vahetame need uimed välja ja lähme tagasi vette, eks? Lähme. Ei kujuta ettegi, kui kaugel ma praegu kaldast olen. Vaata, kuidas ta läheb. Vägev elukas, vaata seda asja. Vaata seda veepüstolit. Olgu, me ei söö sind ära, kaugi siit minema. Oh, jumal küll, kutid. Oh, me olime just tundide viisi vees. Ja see pidi olema üks raskemaid jahte üldse. Vool oli nii tugev. Aga me saime mõned kalad ja need on tõesti veidrad kalad ning ma arvan, et mõned neist aitavad meid ka. Me saime selle siit, mis on fusile tegelikult nagu söödakala ja see on tegelikult väga... Lihtsalt viskasin selle liiva peale ja hiiglaslikud röövkalad tegelikult armastavad neid kalu. See on see, mida nad seal söövad, nii et see aitab meid järgmiste päevade jooksul.
ma tegelikult hoian selle kala alles ja võtan väikese riski ning loodan seda homme söödana kasutada, sest me läheme jahtima tõelisi hiiglasi. Vaadake mehed, me ei saanud täna seda tohutut hiiglast, mida tahtsime. See on triibuline latikas. Mis teeb neist nii raevuka kiskja on see, nagu te näete, neil on need triibud, mis sulanduvad riffiga ja nende suu on siin. Vaadake, kui suur on tema suu ja just see imebki kogu saagi riffilt endasse. Nüüd, see snapri liik siin ei kasva väga suureks. Ma arvan, et suurim, mida ma olen näinud, on umbes 30 sentimeetrit. See siin ei ole üldse paha. Ma mõtlen, kas ma tahan selle alles jätta. See tähendab, et meil on ainult see üks väike kala õhtusöögiks esimesel päeval. Ja homme peame proovima sealt mõne tõelise hiiglase kätte saada, kutid. Ma ei hakka valetama, ma proovisin leida mõnda suurt kiskjat, aga ma ei leidnud neid. Ja vähemalt saime me sööta, sest te teate, kui tahame püüda hiiglaslikku kiskjat, peame meelitama hiiglaslikku kiskjat. Pean korraks hinge tõmbama. Poisid, seal väljas on tõesti raske. Mind keerutati ja visati ringi. Tundsin end nagu mingi Caesari salat, mida lihtsalt loobiti ringi. Las ma ütlen teile, kui te näete neid loomi, kellele me järgmiste päevade jooksul jahti hakkame pidama, siis nemad neelavad selle asja tervelt alla. Lähme põõsastesse, korjame hulga küttepuid ja paneme selle asja küpsema. Me peame kõhu korralikult täis sööma, sest homme on meil veel suurem päev ees ja asjad lähevad veelgi pöörasemaks. Meil on terve hunnik puid. Lähme korjame nüüd süütematerjali. Kõik mingu ja kirjutagu kommentaaridesse, mis teil praegu valmib. Ma armastan teid, kutid. Täna oli pikk päev ja see tunne, et sellel saarel on lõkke, on lihtsalt imeline. See tunne on nii hea. Jätame oma lõkke siia, lähme vee äärde ja valmistame oma kala ette. Meil on laud olemas, mille me varem kaasa võtsime. Ma teadsin, et sellest saab kasu olema. Nii et nüüd võtame oma fuseelia. Selle jätame homseks, me tegelikult kasutame seda asja ja loodetavasti saame sellega mõne koletise kätte. Nii et ma panen selle kõrvale ja see saab olema meie tänane toit. Selle väikese snapri ma lihtsalt lõikan lahti ja küpsetan otse tulel. Kõigepealt võtan tal kiiresti sisikonna välja, seda me ei taha. Haaran selle lihtsalt kinni ja viskan ära. Nüüd, mida ma oma noaga teen, on põhimõtteliselt see, et lõikan filee ühest servast otse alla. Kindlasti ei ole see töö jaoks õige nuga, aga me saame hakkama. Oleme oma kala lahti lõiganud, see on kõik ilus liha ja me saame selle otse tulele panna. See läigib täiesti valge. Võtame selle kaasa, sellest saab esimese päeva toit. See pole palju, aga loodetavasti piisab sellest, et hommikuni vastu pidada. Lähme panen selle siia. Oleme oodanud, kuni meie tuli maha põleb, nüüd ajab see korralikult suitsu ja see on ideaalne, sest kogu see suits imbub meie kalasse. Nii et ma käisin ja korjasin need 2 korallitükki. Mida ma nüüd teen, on see, et panen need korallitükid paika, mul on 3 pulka, panen need peale ja siis ongi meie kala siin olemas. Ma lihtsalt asetan selle peale, see imbub kogu selle suitsuga läbi ja saab olema täiesti uskumatu. See siin ei põle ära, sest meil on need rohelised pulgad ja see on paigutatud peamisest leegist veidi kõrvale. Suits tuleb praegu otse kala suust välja, kutid. Tundub nagu ta tõmbaks suitsu. Vaadake, kui hea see välja näeb. Näete, kuidas meie kala siin küpseb. Ma olen nii pagana näljane. Täna oli pikk päev, kutid. Me murdsime oma uimed ära, ujusime väga pikalt välja taha. Me ei saanud seda hiiglast, mida tahtsime, aga saime midagi. Saime ka selle paha poisi. See saab olema see sööt, mida meil vaja on, loodetavasti saame sellega hiiglase kätte. Ma olen varemgi nii teinud, kasutanud selliseid kalu ja visanud neid kaugemale. Ja see toob kohale suure kala, aga hoiame pöialt, et saaksime seda homme teha. Meie kala on peaaegu valmis, võtame selle ära. Näeb uskumatu välja. Olgu, viime selle vee äärde. Lähme. See ongi see, mille nimel me siin oleme. Kuldne tund ja meil on oma toit olemas. Poisid, vaadake seda siin. Grillitud snapper sellel rannal. Sellel on kogu suitsune maitse ja natuke värvi ka peal. Ma saan lihtsalt selle ühe fileesid lahti tõmmata ja vaadake seda. See on kõik puhas liha meie jaoks.
Vaadake seda siin, see lihtsalt laguneb tükkideks. Snapper on uskumatult hea, ma võtan sellest kõik, mis võimalik, praegu kohe. Sa tunned tõesti seda leegi ja suitsu maitset, mis on kalasse imbunud. Võta need soomused sealt ära, ausalt, see oli uskumatu. Vaata seda, need on kõik lihtsalt jäägid. Aga kutid, sellest ei piisa. Me peame homme uuesti minema ja vaatama, kas saame veel suurema koletise kätte. Mul on praegu nii suur kiusatus seda kala ära süüa, aga ma pean vastu, kutid. Homme on täiesti uus päev ja hoiame pöialt, et saame selle asjaga meelitada ligi tõelise hiiglase. Näeme homme varahommikul, asjad lähevad kohe päris pööraseks. Näeme siis, kutid. Tere hommikust, kutid! Me oleme avamerel, meil on meie kahur ja väike kala, mille me eile lasime ning täna läheme ookeani koletiste jahile. Siin keset ei kuskil on meil suur veealune kaljutipp, mis kerkib umbes 20 meetri sügavuseni. Ja selle ümber langeb põhi nagu mingi hull veealune vulkaan. See on pöörane. Tead, eile saime ainult selle ühe väikese kala, nii et täna peame leidma mingi tõelise koletise. Me viskame selle tegelikult kaugemale ja kui see vajub alla, siis loodetavasti tuleb midagi suurt ja proovib selle ära süüa. Täna on siin selle kohaliku paadiga ikka väga ohtlik olla. Näed ise, vaata neid laineid, millest me läbi sõidame. See on hullumeelne. Mootor, mis seal sees on nagu mingi muruniiduki mootor, täiesti pöörane. Me liigume ilmselt ainult umbes 4 sõlme kiirusega ja see ongi selle asja maksimumkiirus. Kui ma sellest episoodist eluga välja ei tule, siis teate, et ma olen kuskil keset ookeani lõksus. Me ei näe siin eriti palju väikseid asju. Me peame ilmselt sukelduma umbes 20-25 meetri sügavusele ja loodetavasti saame millegagi kontakti. Koletis, me tahame siin kallistada. Lähme! Uhuu! Mul pole aimugi, mida me sealt alt leiame, aga ma olen elevil. Olgu, lähme nüüd! Uhuu! Oh, mu jumal, te just nägite, ma lihtsalt sukeldusin alla ja seal oli hiiglaslik Hispaania makrell. Ma läksin tema juurde alla, poisid, ta istus põhjas, ilmselt umbes 22 meetri sügavusel ja ma sihtisin ning tegin lasu. Mu oda läks täiesti läbi, aga sellel polnud piisavalt ulatust, nii et me ei saanudki teda kätte. Me teeme uue triivi, poisid. Tundub, et seal all hakkab asi käima. Ma valmistun vaimselt. Ma arvan, et lähme tagasi alla ja vaatame, kas leiame mõne looma. Lähme!
Vaadake seda siin, poisid. Meil on roheline joobkala ja Hispaania makrel. Ma olen nii elevil, te nägite ju. Ma lasin sööda alla ja tulistasin selle jobi. Ja siis oli seal all veel üks makrel, panin ta sihikule ja võtsin selle paha poisi ära. Ma olen sellest nii elevil, kutid. Aga ma arvan, et me peame veel ühe triivi tegema, kutid, sest ma arvan, et siin võib olla midagi eriti erilist, mida me saame taga ajada. Ma ei tea, kas me suudame selle leida, aga ma arvan, et me läheme suure kala peale. Teate, mis see on, kutid? Me läheme vaatama, kas leiame siit midagi. Võib-olla togi või vahu, võib-olla marliini, midagi sellist. Aga mees, meil on juba mõned kiskjad olemas. Lähme vaatame, mida veel leiame. Lähme! Vaata selle asja hullumeelsed suud, see on pöörane. Kui ma rääkisin kiskjatest, saime koerhammastuuni. Mehed, see on umbes nii hea, kui üldse saab. See elukas on siin saarel tõeline domineeriv kiskja. Te nägite ise, ta võttis peaaegu kogu mu rulli tamiili. Jumal, see elukas on nii võimas. See on lihtsalt uskumatu. Ma toon selle paati, lähme. See loom siin suudab kasvada üle 100 kilo raskuseks. Mehed, nad on ookeani koletised, hävitavad põhimõtteliselt iga saagi. Ja te nägite, meil oli meie kuradima kala, mille me eile alles hoidsime. Ma viskasin selle, see vajus alla ja see neetud koerhammastuuna tuli ja lõi selle puruks. Siis ma sukeldusin tema peale ja lasin ta maha. Kui me poleks seda kala alles hoidnud, poleks me seda kurjamit kuidagi kätte saanud. Meil on koerhammastuuna käes. See ongi see, mida me teeme, kallis. Meil on ookeani kiskjad käes. Ma sain just suure portsu limast suhu, aga ärge muretsege, me võime praegu päris kõvasti ringi loksuda. Aga kapten, ta on olnud tõeline legend ja me premeerime teda. Mõne neist kaladest anname talle kindlasti. Jätame mõned alles, et hiljem süüa teha. See saab olema hullumeelne ja me kihutame tagasi maale. Praegu on see tehtud, meil on ookeani kiskjad käes. Poisid, meil oli just üks elu kõige pöörasemaid päevi täna. Meil on 2 ilusat Hispaania makrelli, 1 koerhammastuun ja Jobi kapten siinsamas. Ta ei räägi eriti inglise keelt, aga me anname talle ühe makrelli selle vennale sulle.
Paagus, hea, kõik on hästi, ta naudib seda koos oma perega, kutid. On aeg meil neid loomi lähemalt vaadata ja siis me puhastame nad ära ning sellest saab parim pidusöök üldse. Olgu, paneme nad siia paika. Meil on praegu mõned kõige hullumeelsemad kiskjad ookeanis. Ja ma tahan sulle igaüht neist loomadest tutvustada, et näidata, miks nad on riffil täiesti domineerivad. See on roheline jobikkala. Nagu näed, on ta nüüd väga tagavõimas erinevalt neist kahest liigist. Neil on tegelikult väga tugev väliskate, nagu soomuskate. Neil on siin see asi, mis on nagu luhemaine. See on nende seljauim. See aitab neil tegelikult vees edasi liikuda. Nad tõstavad selle ülesse ja see on peaaegu nagu uimelaudlil. Sellel on peaaegu nagu krõmpsuvad hambad. Nad söövad koorikloomi, kalmaare, sööta, kalu. Need loomad söövad peaaegu kõike, mis seal väljas on, alates rifiliikidest kuni avavees sardiinide ja kõige muuni. Väga vastupidav kala, aga tõenäoliselt neist kolmest kõige vähem domineeriv. Järgmine siin on ilus Hispaania makrel. See on loodud kiiruseks. Sellel kalal, nagu näed, on siin rinnauim, mis voldib end sisse ja muudab ta vees väga aerodünaamiliseks. Nende suu on siin ülimalt terav nagu žillett. See lõikab iga söödakala hetkega lahti. Nad teevad nii, et tulevad söödakala juurde, mida nad tahavad ja lõikavad sellel saba maha. Siis ei saa see söödakala enam liikuda. Seejärel tulevad nad tagasi ja hävitavad ülejäänu. Saba on tõeline jõhker, see Hispaania makrel. Neil on ülipehme nahk ja ohtlik suu. Aga mehed, peame jõudma viimase juurde, mis on kaugelt kõige domineerivam seal rifi peal. Koerhammas tuun. Vaadake seda asja seal. Mis teeb need kalad nii ainulaadseks, on nende silm. Vaadake suuruse erinevust makrelli ja koerhammas tuuna vahel. Tal on palju suurem silm, mis tähendab, et ta suudab tegelikult rohkem valgust püüda, mis omakorda tähendab, et ta suudab neid söödakala märgata ka siis, kui on peaaegu pime. Nüüd neil on sabal need sirbikujulised uimed ja nad suudavad tegelikult suunda muuta, mis aitab neil veesamba sees liikuda. Aga nad on peaaegu täielikult lihasest ehitatud, üks väheseid tuuniliike, kellel on tegelikult hambad. Vaata seda lõuga seal, nad haaravad saagi ja purustavad selle. Sa ei taha sellele lähedale sattuda. Ja see ongi põhjus, miks see on sügav sinise vee kiskjate seas number 1. Ja me oleme sellega hakkama saanud. Jee, wuhuu! Meil on 3 erinevat kala, me teeme sellel rannal steike, et lõpetada see hullumeelne päev. Teisel päeval vaatame, milline neist domineerivatest kiskjatest maitseb kõige paremini. Olgu, teeme nii, et läheme ranna ülemisse ossa, teeme tule üles ja siis tuleme alla ning puhastame need pahad poisid ära. Läheme korjame natuke triibpuitu. Sellele ei taha külastuda, see on merisiilik. Kõik see sobib. Vaata seda puud. Täiuslik. Tuleasemete ehitus on lõpetatud, lähme alla ja puhastame oma kalad ära. Ilmselgelt, mehed, me ei hakka kogu seda kala ära sööma. Mis me teeme on see, et lõikame igast kalast ühe steigi ja proovime seda. Ülejäänud anname kohalikule külale. Vaatame iga kala liha kvaliteeti ja uurime, milline neist näeb kõige parem välja ning siis küpsetame need ära ja vaatame, milline neist maitseb kõige paremini. Vaata seda siin, see on Hispaania makrel. Steigid näevad tegelikult uskumatult head välja. Sellel pole eriti verd. Lähme nüüd koerhammas tuuna juurde, jah? Lähme. Nende lihas on tavaliselt natuke rohkem punast. Mind huvitab näha, kuidas see välja näeb. Vaadake praegu meie kalu, oleme need ritta pannud, siin on Hispaania makrel. Näete, milline on selle liha kvaliteet. Meil on siin koerhammastuuna, mis on veidi tumedam ja siis vaadake, joob kala. Tegelikult näeb see tõesti väga hea välja. Paneme need steigid küpsema. Pole just tihti võimalust nautida 3 erinevat liiki, 3 erinevat steiki siin saartel päikeseloojangul. Ausalt öeldes, selle nimel me elamegi. Paneme need tulele, natuke maitseaineid peale ja siis pooponu, oleme valmis nii noortele kui vanadele. Meil on see küpsemas. Me ei lase seda kindlasti välja, siin saarel on väga tuuline. Tuul on kõvasti tugevamaks läinud, kui hommikul välja läksime. Issand, ma oleksin peaaegu tulle sattunud. See juhtubki, kui siin on väga tuuline, kõik lendab minema, isegi GoPro.
Oh, vaat seda, meil on ahi, ootame kuni see ära põleb ja siis paneme oma kalasteigid otse peale. Tuli põleb juba, võtan need pulgad, lähme vee äärde, vaatame, mida nende pulkadega teeme, lihtsalt kastame need märjaks. Kui me need märjaks teeme, siis need lihtsalt imbuvad veest läbi ja ei põle ära. Anname neile korraliku veega immutamise. Me paneme need pulgad lihtsalt risti üle tule, just nii, ja siis on meil siin oma steigid valmis. Siin on meie tööriist, paneme selle otse oma koerhammastuuni peale ja viimasena, aga mitte vähem tähtsana, meie Hispaania makrel. Oh, Samu hea, see näeb tõesti uskumatu välja. Mul on natuke maitseaineid, ma tean, et te kõik ütlete, Wade, sa pead kala peale maitseaineid panema, nii et meil on kanasool. Andke kommentaarides teada, kas kanasool peaks käima kala peale. Austraalias paneme kanasoola kõigele. Nii et paneme natuke peale. See näeb tegelikult päris äge välja. Meil on steigid, kanasool. Mida veel on mehel elus vaja? Ausalt, kogu selle asja mõte on see, et ma tahan neid lihtsalt kiiresti mõlemalt poolt leeklambiga pruunistada. Jätame seest natuke tooreks ja just nii me neid serveerimegi. Vaata, kuidas need siin küpsevad. Näeb uskumatu välja. Ma annan meie steikidele kiire pruunistuse väljaspoolt enne, kui need ära võtame. Nad on peaaegu valmis, aga saavad veel natuke värvi. Wow, ma olen nii elevil selle pärast. Need asjad näevad uskumatud välja. Olgu, hakkame kohe neid sööma. Ma olen nii näljane. Poisid, see näeb välja nagu Hispaania makrel. Proovime selle ära. Näete ise, see on ilus Hispaania makrel. Sellel on nii valge liha, tuunikala steigid, natuke chicken salti. Lähme. Hispaania makrel, üsna uskumatu. Ma annan sellele 9 punkti 10, poisid. See on ausalt öeldes uskumatu. Järgmisena proovime siin green chopfishi. See liha tundub palju helbelisem. Green chopfish. Wow, okei. See green chopfish saab ilmselt 9,5 punkti 10. See on täiesti uskumatu. Vaadake seda liha, poisid. See on tõesti nii helbeline, nii hea. Koerhammastuunikala teise päeva tippkiskja. Proovime nüüd seda, poisid. Näete, et liha on palju punasem, te näete. Maitse pole sellel nii hea, poisid. Kuigi see on kõige domineerivam liik, pole see kõige maitsvam. Ma annan sellele 7,5 10-st, 100%. Green chopfish võidab, siis makrel, siis koerhammastuun. Aga kutid, kas te arvate, et tänane päev on hull? Oodake, kuni näete, mis homme juhtuma hakkab. Homme teeme midagi täiesti uut. Me ei lähe süvamerre, me läheme maismaaloomade juurde ja see saab olema üks kõige pöörasemaid päevi üldse. Näeme homme varahommikul. 3. päev ühe maailma kõige vihasema kiskja jaoks ja me hakkame neid taga ajama. Lähme, sõber, näeme siis. Me oleme just maandunud kõige pöörasemal maastikul üldse, kutid. Me oleme jõudnud sinna, kus ookean kohtub mangroovialaga. Ja meil on vibu ja nooled käes ning seljavoid seljas. Ja me hakkame 3. päeval uurima kõige pöörasemat looma üldse, hiiglasliku mudakrapi. Sellel loomal siin on loomariigis teiseks kõrgeim testosterooni tase kohe pulli järel, mis teeb nad ülimalt raevukaks. Need loomad suudavad mu sõrmed otsast võtta. Aga enne kui asja kallal asume, kutid, on meil seljakotis üks asi. Te teate, ma olen seda kurjamit kogu aeg varjanud. Võtame välja oma kiirturgutuse. Te teate, kui me selle võtame, saame energialaengu ja siis loodetavasti leiame mõne surmava kiskja. Hurraa! Oh, me oleme valmis, on aeg jahtima hakata. Te näete praegu, et mõõn on täielikult taandunud ja meil on need hullumeelsed mangroovisüsteemid. Ausalt öeldes pole mul aimugi, mida me siit leiame. Mul on vibu ja nooled kaasas, juhuks kui leiame mõne hullumeelse kala või midagi sellist. Aga tegelikult otsime me, kutid, hiiglasliku mudakrabi. Nad elavad siin mangroovisüsteemis mudas. Ja nad on ühed maitsvaimad loomad loomariigis ning samuti ühed hullumeelsemad kiskjad.
me järgime praegu seda oja, sest see oja viib meid sinna, kus loomad peidus on. Vaata, kui selge see vesi on. Oh, just märkasin midagi. Oh. Siin on väike krabi, ei. Oh, vaata tema väikest sõrga ja see ongi tegelikult haaramiseks. Ja siis teine sõrg on tegelikult selleks, et lihatükke lahti rebida. Üks pool on väga domineeriv ja siis teine pool. Tal on lihtsalt väike sõrg, nii et me püüame teda mitte liiga palju segada. See ei ole see krabi suurus, mida me otsime. Me otsime umbes 30 korda temast suuremat. Võtame vibu kaasa ja jätkame uurimist. Vaadake seda siin. Kas te näete? See on hullumeelne. Näeb välja nagu junni. Kas pole? See on tegelikult merikurgi veepüstoli oma, selle, mille me esimesel päeval leidsime. Mehed, just selline näeb välja nende kaka. Nad sülitavad kõik need jäägid siia välja. Praegu liigume juba tihedamasse maastikku. Ma märkasin just midagi seal kaugemal. Ma hakkan talle järele jooksma, vaatama, kas saame ta kätte. Ta on kohe seal. Ta on kohe seal. Oh, vaata teda. See on hullumeelne. Ei. Ta hammustas mind. Ta hoiab mind kinni. Oh ei, ma ei taha teda enam segada. Näete, ilusad kraabi. Olgu, paneme ta tagasi. Nüüd läheme tõeliselt sügavasse vette. Loodame, et me ei kohtu krokodilliga, sest neid leidub siin. Ma leidsin just kõige hullumeelsema asja üldse. See asi on pöörane vend. See on tulnukas. Tõeline tulnukas. See on metsik. Kas te näete seda praegu? Vaata, kuidas ta siin sööb. See on nii pöörane mees. Ma vaevu suudan siit praegu läbi liikuda. Ma arvan, et peame siit lahkuma ja seda jälge mööda minema. Vaadake kõiki neid asju. Andke kommentaarides teada, kas teie kõnniksite selle peal. Need lähevad otse mu jalad alla sisse. Ütleme nii, et see ei tundu eriti hea. Oh, lihtsalt siin üleval. Vaata seda. Oh jah, ma võtan selle. Vaata seda. See on nagu suur Austri kobar. Need on ilmselt tulnud mingi oksa või millegi sellise või mangroovi juure küljest. Aga natuke hiljem tule kohal on see vinge. Aga need pole kiskjad, keda me jahime. See on lihtsalt snäkk. Siin sees on terve hulk väikseid snäppereid. Vaata neid. Nad on kõik mu jalgade juures. Vau, vaata seda. Siin on veel üks neist tulnuka moodi asjadest. Vaata seda. See algab siit, läheb üles ja mööda edasi kuni siia välja. Ja just seal ta toitub. Andke kommentaarides teada, kui teate, mis see on. See näeb välja nagu mingi merikurk või midagi sellist, aga see on täiesti tulnukalik. Vaata seda. Ma ei teagi, kas ma peaksin seda üldse katsuma. Ma ei söö seda kindlasti, kuigi see on ilmselt mingi neetud kiskja. Siin samas mangroovide ääres on terve kamp kefaale koos. Ma jäin just kogu sellest kalaparvest ilma. Pagan. Tegelikult olen siin krokodillide pärast veidi mures. Ma ei hakka valetama, liigume edasi ja vaatame, mida veel leiame. Ausalt öeldes läksin just selle kala pea kohalt üle, see oli nii napikas. Järgime neid loodetiike kuni sinna Kaljuservani välja ja ma arvan, et see saab olema hea koht. Nagu näha, oleme jõudnud ranniku loodetiikideni. See seal on seepi ja selgroog. Nii kummaline, kuidas need lihtsalt ookeani keskel hõljuvad. Oh, vaata seda, vaata seda, vaata seda. Oh jah. Meil on auster, mis saab väikseks snäkiks. Ma arvan, et teeme selle kohe lahti. See annab meile energiat, et edasi liikuda ja vaadata, kas leiame veel mõne kiskja. Nagu näha, on meil siin suur auster. Paneme selle nahka. Võtan need hea meelega. Ma ei ole suur austrite fänn. Mõnikord võivad need olla natuke mudased, aga see oli soolane, kreemias ja läks väga kergelt alla. Me pole ikka veel leidnud seda suurt kiskjat, keda me otsime. Mehed, ma ei taha siin korilaseks hakata. Ma tahan näha, kas ma leian suure kiskja. Ma arvan, et me uurime neid loodetiike. Kui me siin midagi ei leia, siis läheme sügavale mangroovisüsteemi. Me oleme peaaegu ookeanini jõudnud. Meil on siin kõik need loodetiigid.
ma tahan näha, kas siin on midagi, mis võib-olla ringi liigub ja on lõksu jäänud. Selle merisiiliku sisemus on erepunane ja piki koore seina jookseb selline erkollane ollus. Ja see on tegelikult selle suguelundid ning see ongi see osa, mida saab süüa. Ole paigal, sõber, terve hunnik kollast ollust ja ime see välja. Ma valetaksin teile, kui ütleksin, et olin pärast seda asja rahuldatud. See on lihtsalt täis liiva ja igasugust veidrat kraami. Merisiilik oli nagu kõhulahtisus ilma tualetita. Rahuldamatu, hirmutav ja mitte kunagi meeldiv kogemus. Ma olen ikka tõeline veidrik. Vau, loodan, et ma ei saa sellest merisiilikust kõhulahtisust. Tõenäoliselt juhtub see ikkagi. Jätame selle maastiku selja taha, läheme otse tagasi mangroovisüsteemi, vaatame, mida leiame. Vau, vaata seda asja. Oh, see on suur koer. Saime merikurgi kätte. Milline tegelane. Oh, see on suur ja ta on ka lõtv. Oh, sõber, sul on probleeme. On ju, kas sa ei lähe siit minema? Te teate, meile meeldivad merikurgid, veepüstolid, me leiame neid igalt poolt. Ma ei pääse neist kuidagi. Me leiame ühe suure pagana krabi. See on kõige veidram krabi, mida ma oma elus näinud olen. See asi on sõna otseses mõttes nagu mina, kõige pikemate käte ja jalgadega ning kõige pisema kehaga. See on hullumeelne. Olgu, laseme tall minna. Poisid, ma just märkasin krabi. See istub praegu oma augu serval. Kui ta mind näeb, jookseb ta kohe tagasi auku. Me peame talle järele jooksma ja olema väga kiired ning proovima ta kätte saada enne, kui ta oma auku läheb. Las ma panen selle GoPro üles. Ta istub seal puu all. Me peame talle järele jooksma ja proovima ta kätte saada. 3, 2, 1, läks! Maan. Oh, mees. Ta on surnud. Mis kurat? Vaata sinna. See on väike emas krabi. Ta on surnud. Mis kurat? Huvitav, mis temaga juhtus? Ta on värskelt surnud, te näete ise. Tal on ikka veel liha sees, aga ta ei liigu. Ta istus just siin, oli valmis kohe tagasi sinna auku minema. Ausalt öeldes pole mul aimugi, mis temaga juhtus. Sa näed kohe, et see on emane, sest tal on see suur tasku, kus ta kõiki oma mune kannab. See on ikka jama, mees. Mulle ei meeldi neid surnud loomi näha, seda siin me süüa ei saa. Selles on liiga palju baktereid, parasiite ja muud sees, nii et me peame selle siia jätma. Olen kindel, et mõni teine krabi sööb selle ilmselt ära või kalad ja kõik muu siin ümberringi. Jah, seal sees on mõned teod, nemad toituvad sellest krabist. Kuramus, mees! Ma arvasin, et see oli meie krabi, ma hüppasin sellele peale ja puha. Olgu, peame liikuma sügavamale mangroovidesse. Vaatame, kas leiame siit loomariigist veel mõne. Mehed, need krabid on hullud. Mida isased tegelikult teevad, on see, et nad haakuvad emaste külge ja siis lähevad kohe asja kallale ning emasel pole muud võimalust, kui selle tüübiga paarituda. Nii et need suured isased, keda me siin jahtime, valitsevad siin täielikult. Nad haaravad lihtsalt kinni ükskõik millisest emasest, keda tahavad ja saavad oma valiku teha. Ma liigun lihtsalt mööda seda hojasüsteemi edasi. Kõik krabid liiguvad tegelikult siit sisse ja välja madalvee ajal. Ma just märkasin kuradima krabivend. Ta pidi siia jääma kõrge vee ajal lõksu. Vaata teda, ta on maskeerunud. Näed teda just siin. Ainus põhjus, miks ma näen, et ta siin on see, et ta puhub mulle välja, aga ta on end hästi ära peitnud. See saab olema korralik võitlus. See ongi see krabi, keda me terve päeva taga oleme ajanud. Mehed, olge valmis. Ma proovin talle hiilida selja taha ja siis haaratada küünistest, sest see asi näeb välja nagu tõeline koletis. See on koletiskrabi. Mis? Paneme seljakoti maha, jätame selle siia. Oh, sa püha taevas, see on tõeline koletis. Oh, sa püha taevas.
Oh, ta on nii tugev. Oh, jah, ma sain ta kätte. Oh, sa püha taevas, ta on nii tugev. Oh, vaata seda. Oh, sa püha taevas, vaata seda. See on tõeline koletis. See asi on tohutu. Vau, eks? Ma proovin ta paigale suruda. Ta üritab mind kätte saada. Vaata seda. Sest seal ongi ülim kiskja. Kallis, vaata seda elukat. Vaata neid küüsi. See ongi mangroovide kuningas. See loom siin on kõigist maaloomadest teisel kohal testosterooni taseme poolest. Need hiiglaslikud küünised seal, see on meie toit. Uhuhu! Oleme terve päeva seda otsinud ja nüüd on meil tõeline koletis käes. Ei suuda uskuda, kuidas? Kui suur see asi on, vaata neid küüsi seal. Ma keerutasin ta just selili, sa näed, et ta ikka veel liigub. Aga me lõpetame ta elu võimalikult humaansel viisil. Nende kesknärvisüsteem asub tegelikult nende kehas. Nii et ma lähen lihtsalt otse alla ja see siin tapab ta koheselt, ta ei tunne siit edasi enam mingit valu. Vaata neid lihatükke, need saavad olema meie toit. Need siin, just siit tuleb kogu jõud, need hiiglaslikud küünised siin. Just nendega haaravad nad oma saagi ja tapavad põhimõtteliselt kõik. Nüüd on neil siin kummalgi pool 6 jalga, need siin külgedel, need teravad. Need on need, mis tegelikult aitavad tal liikuda ja need ujujad taga on need, mis tegelikult vees edasi lükkavad. Neil on kõige hullumeelsem nägu, nad näevad peaaegu välja nagu tulnukad. Nad elavad mudas ja kuidagi on nende liha nii uskumatult magus. Just, seda me praegu teemegi. Me võtame selle asja, teeme tule üles ja valmistame 3. päeva kõige ägedama söögi. Meil on kiskja käes, lähme. Lähme üles põõsaste vahele, vaata seda. Meil on siin lausa palmid, kogume hulga triivpuitu, teeme sellel rannal lõkke üles. Me parandame selle vana palmi ära. Me hakkame seda kraabi valmistama kõige Austraalia pärasemal viisil. Nii tehakse seda Austraalia sisemaal, kutid. See on ilmselt parim viis, minu arvates. Ülimalt lihtne ja nii paganama maitsev. Aga kõigepealt tahame kaevata korraliku augu ja siis täidame selle kogu küttepuuga. Ma purustan selle lihtsalt ära ja paneme selle siia sisse, teeme tule üles ja puhastame selle krabi ära. See asi on nii liivane. Oh jumal küll, meie vibu ja nool hakkavad põlema. Oh, ma ise ka põlen. Vau, olgu, peseme krabi puhtaks. Viimased 3 päeva, kutid, ma andsin sellesse väljakutsesse kogu oma südame ja hinge, leides mõned kõige hullumeelsemad loomad üldse. Viimane roog, hiiglaslik mudakrabi ja neist kõigist kuningas. Kindlasti, kutid, palun, pange like ja tellige kanal, kui te pole seda veel teinud. See tõesti teeb vahet. Mulle meeldib neid videoid teie jaoks teha, kutid, aga see väike toetus annab mulle tõesti motivatsiooni veelgi rohkem teha. Nii et kui te pole veel seda teinud, vajutage tellimisnuppu, pange videole like, ma tõesti armastan teid, kutid. Ma olen meie krabi pärast nii elevil, et ma peaaegu unustasin need austrid, mille me leidsime ja mis olid seljakotis. Paneme need kõrvale ja võtame oma krabi. Paneme selle asja küpsema, otse sütele. Vau, see siin hakkab kohe küpsema, näed ise, see muudab värvi ja muutub erksaks. Punane annab kõige suitsusema ja ilusama maitse, ming liha on nii magus, näete ise. Vaadake, kui punaseks see hakkab minema. See on hullumeelne, sellel oli tegelikult koores pigmentatsioon ja kui see kuumeneb, siis see muudab värvi. See muutub täiesti pruunist kõige eredamaks punaseks. See näeb praegu lihtsalt liiga hea välja. See aurab sõna otseses mõttes oma enda koores. Oh issand, vaata seda. Me oleme lõplikuks küpsetamiseks täiesti valmis. Oh, ma olen praegu nii näljane. Ma keeran ta lihtsalt ümber. Vaata seda, meie krabi on peaaegu valmis. Võtame ta ära. Vaata selle krabi värvi praegu. Me ei tohi oma austreid unustada. See saab olema üks parimaid lõpuroogi, mida ma oma elus kunagi teinud olen. Poisid, vaadake praegu krabi värvi. See on nagu hullult tere punakas roosa. Me hakkame selle asja kohe lahti tegema, aga enne kui me seda proovime oma austreid. Vaadake neid asju siin, väikesed austrid.
sa tõesti tunned seda suitsust maitset. Te teate, meil on kõigi kiskjate koletis. Praegu on ainult üks viis seda teha. Me kavatseme lahti murda kõige suurema lihatüki üldse. Vaadake seda asja siin. See on meie toidu jaoks hiiglaslik sõrg ja vaadake, kui mahlane see on. Olgu, me tahame need mahlad alles hoida. Võtame noa ja avame selle. Oh, sa püha taevas, me oleme selle täiega ära teinud end. Vaata seda lihatükki seal. Nii, me teeme seda. Vaata, kui suur. See on hiiglaslik lihatükk. Võtame selle maha. See kuradi tippkiskja 3. ja viimane päev. Hiiglaslik mudakrabi. Lähme. Kahtlemata üks mul lemmik mereande kogu planeedil 10 10-st. Kohtume järgmisel metsikul seiklusel. Veel videoid on siin. Palju armastust!